Tere siit Euroopa Parlamendist on reede hommik 7. november Brüsselist ja loomulikult on lõppenud üks töönädal ja mis on siin toimunud, mida oleme teinud ja samas mis on toimunud ka Eestis, tasub pilk peale heita. Esiteks sel nädalal olen ma olnud sunnitud lendama siis 2 korda edasi-tagasi Eesti ja Brüsseli vahet, seetõttu, et nädala alguses, kui ma tulin siia selleks, et osaleda paaril komisjoni istungil, siis ma lendasin kohe järgmine päev tagasi ehk teisipäeval selleks, et osaleda siis ETV saates Impulss, kes juhtus seda vaatama. Teemaks oli omastehooldus, just nimelt sellest, kuidas tulevad Eestis toime need inimesed, kes hooldavad siis kas kergimise, raske või sügavpuudega inimesi, kuna ma isiklikult tean suht lähedaselt nende inimeste olukorda, siis just nimelt oligi siis teema keskendus sellele, et kuidas kas omavalitsused või riik saaksid inimesi rohkem toetada. Need olukorrad on väga erinevad, et loomulikult on Eestis inimesi, kes on kerge puudega, kes vajavad kergemat kõrvalist abi või toetust ja samas on inimesi, kes vajavad ööpäevaringset hooldust, toetamist, pesemist, söötmist, kõike. Ehk et need inimesed teevad täistööajaga tööd, tegelikult rohkem kui täistööajaga, kui täistööajaga on 8 tundi päevas, siis need inimesed teevad tegelikult ööpäevaringselt seda tööd ja kui see praegune olukord on selline, et nende inimeste eest tasub siis kohalik omavalitsus hooldaja toetust ja see toetus sõltub omavalitsuse võimekusest, kuid keskmiselt on see 50 kuni 100 eurot kuus. Kõige rohkem see peakski olema Tallinna linnas, kus on 100 eurot kuus. Loomulikult see ei ole mitte mingilgi moel piisav selleks, et tulla inimväärselt kuidagi toime või et hakkama saada. Ehk et minu mõte selles saates oli, et tegelikult see peab olema riiklik küsimus. See ei saa jääda kohalike omavalitsuste õlule, sest kohalikud omavalitsused polegi lihtsalt piisavalt võimekad selleks, et maksta siis omaste hooldajatele kas või vähemalt miinimumpalga suurust toetust igas kuus, vaid see peab olema riigi küsimus. Ja muidugi on inimesi, kes küsivad, aga kus see raha tuleb, siis alati on poliitiliste valikute koht. Kas me peaksime tegelema mingite maksuküürudega, mis tegelikult ei huvita mitte kedagi ja aitab väga väheseid inimesi väga vähesel määral, kuid mis maksab riigile umbes 500 miljonit eurot aastas, või me tegeleme siiski nende inimeste aitamisega, kes seda abi tegelikult päriselt ka vajavad. Aga väike lõik sellest saatest on üles pandud ka sotsiaalmeediasse, Facebooki, nii et kes tunneb rohkem huvi, saab ise pilgu peale heita. Seejärel ma lendasin tagasi Brüsselisse siia, kus me oleme tegelenud paari erineva asjaga. Esiteks järgmine nädal toimuvad Brüsselis siis nii-öelda miniplenaaristungid. Igaüks teist ju teab, et muidu täiskogu istungid koos debattide ja hääletustega toimuvad igal kuul Strasbourgis, kuid 4 korda aastas ehk kord kvartalis toimuvad siis nii-öelda mini-täiskogu istungid Brüsselis 2 päeval. Ehk meil on ka siin Brüsselis Euroopa Parlamendis täiskogu saal, mis enamjaolt seisab tühjana, ehk et see ongi muuseumi eksponaat siin külalisgruppidele ja turistidele, kes käivad vaatamas suurt parlamendi uhket saali, kuid kus tegelikult Euroopa Parlamendi istungid toimuvad ainult 4 korral aastas, 2 päeval ehk kokku 8 päeval aastas. Vägev. Aga lisaks sellele, mis puudutab täiskogu istungeid, järgmine nädal oleme saatnud sel nädalal mitmed kirjalikud küsimused Euroopa Komisjoni, nimelt koos meie Rootsi kolleegidega, meie Euroopa konservatiivide ja reformistide fraktsioonist ehk Rootsi demokraatidega valmistasime ette küsimused, mis puudutab sellist teemat nagu õpiränne ja Erasmus. Erasmus nimelt on siis ju õpivahetusprogramm, kus siis ka Euroopa noored saavad käia õppimas teistes Euroopa riikides. Kuid kuna Euroopa Komisjon juba mitmeid aastaid rääkinud sellest, kuidas tuleb luua legaalseid rändeviise Põhja-Aafrika ja üldse Aafrika ja Lähis-Ida noortele ja immigrantidele, ehk et selleks, et takistada illegaalset immigratsiooni, tuleb luua hoopis legaalsed alused. Ehk piltlikult lihtsas keeles öeldes, muudame illegaalse asja legaalseks ja ongi probleem lahendatud. Ja nüüd on tulnud Euroopa Komisjon välja siis algatusega, et laiendada Erasmuse õpiprogrammi Aafrika ja Lähis-Ida riikidele, et anda sealsetele noortele võimalus tulla Euroopasse, muidugi Euroopa maksumaksja raha eest. Aga mitte keegi pole vastanud küsimusele, et kui palju siis noori plaanitakse tuua Euroopa maksumaksja raha eest Euroopasse, kuidas tagatakse see, et nad lähevad tagasi oma koduriiki, kuidas välistatakse see, et nad jäävad Euroopasse,
kus neil tekib õigus automaatselt, kui nad saavad siin elamisloa, tuua järgi ka oma perekond. Näiteks, ma ei tea, 20 tädi, 30 onu ja kõikide sugulastega, rahvusvaheline õigus ja Euroopa õigus, mis seda kohe lubaks. Nendele küsimustele vastust ei ole. Ehk et on väga suur oht, et Euroopa Komisjon on tegelikult tulnudki välja sellise korraliku Brežnevi pakikesega, kus öeldakse, et me anname ju noortele võimaluse lihtsalt õppida, ehk et haridust omandada selleks, et siis minna tagasi näiliselt oma koduriiki ja ehitada oma siis Sudaani või Nigeeriat üles. Aga samas on oht, et tegelikult sellega luuakse uus immigratsioonipump, millega siis saavad võimalused tuhanded või 10 000 noored Afrikast tulla Euroopasse, kuid kes tõenäoliselt ei ole motiveeritud tagasi minemaks oma koduriiki, vaid pigem jääda siia, sest siin on siiski natukene elu natuke ilusam võib-olla kui kuskil keskmises Aafrika riigis, ja siis tuua oma sugulased ja perekond järgi. Nendel teemadel saatsime kirjaliku küsimuse Euroopa Komisjoni. Vastused peaks nad saatma umbes 6 nädala jooksul. Kui tulevad vastused, eks ma siis annan teada ka nädala kokkuvõttes. Lisaks sellele, kes on lugenud natukenegi meediat, siis on näinud, et Euroopa Liidus tervikuna on rohepöörde vaimustus natukene tagasi tõmbunud. Ehk nüüd Euroopa Liidu liikmesriigid leppisid kokku, et siis see järgmine süsiniku heitme kaubanduse süsteem ehk ETS2, mis pidi rakenduma 2027. aastal, rakendub aasta hiljem ehk 2028. Sellest me oleme ka varem rääkinud siin parlamendis, ka Eesti meedias, kuid sisuliselt see kava, mis praegu on ette näinud, tähendab seda, et näiteks kütusemüüjad tanklates peavad rakendama kõrgemat maksu selleks, et loomulikult võidelda kliimamuutustega. Samuti peavad hakkama maksma koduomanikud kõrgemat maksu siis kütte eest, millega nad kütavad oma kodusid soojaks, sellepärast, et see ju nagu eritab mingil määral ju CO2, mis on kohutavalt halb ja takistab meie muutumist kliimaneutraalseks kontingendiks maailmas. Ehk kuidas jälle maksustada kõige rohkem tavalisi inimesi, siis see plaan nüüd lükkub aasta võrra edasi. Ilmselgelt see plaan ei peaks mitte kunagi teostuma ja selle nimel me ka siin töötame, kuid juba väikene võit on see, et see vähemalt lükkub aasta võrra edasi, ehk kõikide roheliste fanaatikute ambitsioonid ja unistused on natukenegi pidurdunud mingilgi määral. Kelle töö või kelle pingutuse tulemus see on, ma ei hakka siin kedagi kiitma, aga loomulikult mingil määral see näitab valimiste siis tulemust peale eelmisi eurovalimisi, kui konservatiivsemad jõud tegid selgelt parema tulemuse kui sotsialistid ja rohelised ja mingil määral see loomulikult on avaldunud selles, et rohepöörde hullumeelsed eesmärgid on vähemalt mingilgi määral pidurdunud ja tulnud maa peale tagasi. Ja lisaks sellele loomulikult Tallinnas on käimas siis võimu läbirääkimised. Ma arvan, et see peaks olema hea uudis kõigile Tallinna elanikele ja mingil määral ka kõigile Eesti elanikele, kuna see annab lootust selleks, et aastal 2027 ehk juba aasta ja 4 kuu pärast on võib-olla tekkimas olukord, kus Reformierakond lendab opositsiooni. Ja kui me vaatame praegust olukorda Eestis, kus peaminister tegeleb öösiti sellega, et istuda sotsiaalmeedias ja kiruda Isamaad ja Keskerakonda, võtta sõna munitsipaalteemadel, sel teemal, et kes võivad Tallinnas luua võimuliite, kes ei või, siis vabandust, härra peaminister, valitsusel, kes omab umbes 10% inimeste toetust, pole mitte mingisugustki legitiimsust ükskõik mida öelda ja veel vähem ükskõik mida teha. Ehk et poliitilist mandaati teil enam ei ole. Ükskõik millises normaalses euroopalikus riigis oleks see ammu tähendanud erakorralisi valimisi ja loomulikult valitsuse tagasiastumist. Kuid Eestis, kus on võimul väidetavad liberaaldemokraatlik Euroopa-meelne erakond, kes kirub Keskerakonda ja nüüd kirub Isamaad, siis see erakond hoiab 10 küünega võimus kinni, omades olematut ühiskondlikku toetust ja siis targutavad, et milline erakond võib olla Tallinnas võimul. Ehk et neid absoluutselt ei huvita valimistulemused, rahva tahe, mis ongi ju osa liberaaldemokraatiast, ikkagi rahva tahte järgi talitamine. See tegelikult neid ei huvita. Ehk tegemist ongi postsovetliku, ütleme kergelt kommunistliku meelelaadi erakonnaga, sest olgem ausad, kes lõid Reformierakonna endised komparteilased, kes lihtsalt vahetasid õigel hetkel värvi, panid sinimustvalge rinna peale,
olid kõvad eestimeelsed ja lõid Reformierakonna. Ja eks me näeme seda mentaliteeti tänu sellele ka täna, kus 10% toetusega partei ja selle juht ja peaminister targutavad, et kes võivad luua võimuliite ja kes ei või. Ja põhimõtteliselt see Reformierakond sõimab vähemalt poolt Eesti ühiskonnast, kuna Isamaal ja Keskerakonnal täna 2 peale on vähemalt poolte Eesti inimeste toetus. Ehk neid inimesi sõimab täna Reformierakond. Ehk me töötame selle nimel, et see erakond oleks võimalikult kiiresti opositsioonis ja väga-väga pikaks ajaks. Seniks aga, kui see töö jätkub, ma tänan teid kõiki. Kohtume taas juba järgmine nädal siit Euroopa Parlamendist Brüsselist, kui toimuvad need täiskogu istungid, need mini-täiskogu istungid ja kõigi lisadele soovime ilusat saabuvat lisadepäeva, mis on juba ülehomme pühapäeval. Olge terved ja tublid ja taas kohtume juba umbes nädala pärast.